Vitaali vennad Läänemerel röövimas. Enam kui 600 aasta eest tegutsesid Läänemerel Vitaali vennad ehk eluvennad. Kardetud piraatide nimi tulenes elatist või toiduainet tähistavast ladinakeelsest sõnast. Vitaali vennad said nime selle järgi, et varustati Taani kuninganna Margaret I poolt piiratud Stockholmi linna rootslaste palvel toiduainetega. Võimalik, et nende peamiselt Saksamaalt pärit piraatide hulgas oli ka eestlasi. Toona oli handkaubanduse õitseaeg ja mereröövlitel tööd jätkus. Korduvalt sekkusid Vitaali vennad ka piirkonna võimumängudesse. Kihnu saare kuulsaim kapten. Kihnu saarel on mehed aastasadu merel kala ja hülgeid püüdmas käinud. Naised on aga samal ajal majapidamisi korras hoidnud. 1843. aastal nägi Kihnu saarel ilmavalgust N. Uuetoa, kes on läinud ajalukku laevakaptenina Kihnu Jonni nime all. Oma meresõite alustas ta madrusena väikesel kivilaeval. Paldiski merekoolis suutis ta õppida vaid 3 päeva. Loa kaptenina sõita ta siiski sai, sest oli suutnud kaua aega ilma avariideta merd sõita. Paljud Kihnu mehed sõitsid laevadega kodust kaugele. Jõnni kuulsus seisnes aga selles, et ta sõitis enamasti laevadel, millega teised kaptenid ei julgenud merele minna. Vanadusest olid need purjekad nii küüru vajunud, et tahtrist vööri ei näinud. Ta kiitnud ise. Küll see on hea laev. Läheb nii, et meri põrub. Kuulus kapten hukkus 1913. aasta tormisel sügispäeval koos oma viimase laeva Rock Cityga ja selle 7 meeskonnaliikmega Taani rannikulähistel. 20 aastat tagasi toodi Jõnni põrm Taanist kodusaarele, kus tema mälestust siiani tänaseni au sees hoitakse. Kõigid neist kuulsatest meresõitjatest loe Jaak Juske uuest raamatust Eesti kuulsad meresõitjad ja piraadid. Toodad pildid joonistas Merilin Anvelt.